Kallis püha vaim, me igatseme sind. Me igatseme sinu lähedalolu, me igatseme sinu puudutust. Me oleme siin näljas, et sinu vaimu järgi me oleme siin. Selle kaevu ääres, mis iial ei lõpe, mis iial otsa ei saa. Elukaev, sinul on elusõnad. Ja me täname sind, me võime ammutada sellest kaevust seda elavat vett, kus tuleb tervis, kus tuleb kõik, mida me vajame, isand. Me ammutame tänasel hommikul, isand, sinu elavast kaevust, isand. Me südamed on täis janu ja nälga, isand, sinu järgi. Ja ütleme sulle, isand, me igatseme sind. Iga päev rohkem ja rohkem me igatseme sind, isand. Täida meid, isand. Ka tänasel päeval, isand, täida meid oma tahtmise tunnetusega. Kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Kinnita meid, isa. Sina tead, isand, iga ühe vajadust, isand. Sina tead, isa, mida me vajame, isand. Sina tead, mida me tõeliselt vajame. Me vajame, isa, sind. Me vajame sinu puudutust. Me vajame seda sõna taevast, isand, mis meid kannab, isand. Me oleme tänulikud, isand, et sa oled meid kokku toonud. Isand, õnnista meid, isand. Anna meile oma sõna taevast, isand. Meie igapäevast leiba. Me tänapäevast leiba, isand, tänast värsket leiba anna meile iga päev. Tänasel päeval, isand, toida igat nälgivat hinge, isand, igat janunevat hinge, isa. Halleluuja, tänu ja kiitus sulle, isand. Amen. Aitäh teile, ülistajad. Aitäh teile. Aitäh, kallis kogudus. Aitäh, kallis Nõmme rahvas. See on meie jaoks esmakordselt olla teie keskel siin. Et meie jalad natukene värisevad. Vähemalt minu jalad ei värise sinul. Okay. Mul on alati julgem olla oma abikaasa kõrval. Siis on kõik korras. Igatahes see on suur privileeg olla teie keskel ja tervitused Tartu elusõna koguduselt. Et kes teab, Tartu on Lõuna-Eestis. Lihtsalt ütlen, ma saan aru, et vähemalt Lõuna-Eesti inimesed arvavad alati, et suurem elu toimub Tartu või Tallinnas. Isegi laul ütleb, et kauneim linn on Eestis Tartu. Ja ma tean, et tallinlastel on ka omad laulud. Aga tõesti, et Tartus on meil Tartu elusõna kogudus ja see kogudus on olnud juba või sündinud siis juba 80 aastate lõpus sellises ärkamise ajal laines ja meie siis sattusime sellesse kogudusse pühavaimu kutsel ja pühavaimu juhatusel 91. aastal. See oli eelmisel milleeniumil ja see oli ka ammu aega tagasi, aga me olime siis mõlemad 17-aastased ja Lilian oli minu jaoks see inimene, kes mind sinna tõi ja meil oli kokkulepe, et Lilian tuleb minuga teatrisse ja mina tulen temaga kogudusse. Ja ma lihtsalt teen nagu sissejuhatuse kerge. Kui sa oled vaba ja vallaline, siis hea kõrva taha panna. Ma ei tea, kas see kõigi jaoks niimoodi peab olema, aga mina sain 2 ühes. Ma sain Kristuse ja ma sain fantastilise abikaasa. Ja ma olen selle eest Jumalale väga tänulik, et see elutee sellisel moel läks ja et mul oli oidu noore poisina järgida Jeesusele ja kuulata oma südant. Ja ma olen väga tänulik, et sa ütlesid jah. Nii et ma saan aru, et sa ütled, et peakski olema. Jah, ei loomulikult. Et see, kes leiab ju õige või kes leiab hea naisele, saab, kuidas sõna ütleb, et saab rõõmu osaliseks või hea asja või ma ei tea, kas ta hea asi. Asi on eesti keele. Hea asi, jah. Hea asi. Jah. Aga tõesti, see on suur rõõm ja võib-olla Lilian alustab natukene, räägib sellest, et milline me kogudus on ja kust me ise pärit oleme. Et natukene aimu anda või saada sellest, et kust me siis pärineme ja kes elusõna kogudus on ja mida me teeme. Ja siis usume, et Jumal annab ka meile sõna meie südamesse, et meid üles tõsta ja kinnitada. Et Lilian, ole hea. Jaa, Heino rääkis juba pool juttu ära. Aga jaa, mina olen siis Lilian, Heino abikaasa. See kõige parem osa. Aga tõesti, meie tulime kogudusse 1991 aasta.
et eelmisel milleeniumil. Me oleme olnud abielus 33 aastat, õnnelikus abielus, ma julgen lisada siia. Meil on 5 last, 3 poega ja 2 tütart, kes on ka väga armsad ja meil on 1 lapselaps, nii et tema on veel eriti armas. Oodake, kui te lapselapsed saate, siis te teate, millest ma räägin. See on tohutu õnnistus. Meil praegult 1, aga küll nad tulevad, ega nad tulemata ei jää. Aga ütleme nii, et me tulime kogudusse 91. aastal ja alates 92. aastast olen mina olnud siis tööl koguduses nii sekretärina kui ülistusjuhina. Nii et tegelikult ülistus on see minu süda. Ma armastan ülistada Jumalat ja selle läbi ka siis ammutada ise tugevust Jumala käest ja ülistus on see, kus ma kogen kõige rohkem Jumalat nagu oma elus, et meil kõigil on need omad viisid, kuidas me Jumalat kõige paremini kuuleme ja ülistus on see, mille läbi mina satun nagu selle prohvetliku laine peale ja seal voolan. Aga Eino on samamoodi ülistaja ja kui te teate seda laulu Veri, mille vallasid Kolgatal, siis see on Eino tehtud laul. Ma tean, et te siin seda ka laulate. Mult hommikul juba küsiti, et kas see võib olla Eino laul. See on on küll. Eino oli 18-aastane, kui ta selle laulu tegi. Nii et tema sulest tuleb veel laule. Nii et Pereraadios praegult käib üks uus laul ringi, mis selle pealkiri on. Teekond. Lai on värav, avar tee. On jah. TTT Spotify's on ka see ülemal. Nii et see on kõige uuem laul Eino sulest. Aga kogudusse me tulime 91, nii kui me sinna tulime, nii me sinna jäime. 92 aasta me abiellusime, läksime kohe piiblikooli ja Eino käis 2 aastat piiblikoolis, vahepeal käis armees ja siis 2006 saime me peapastoriteks, aga siis 10 aastat enne seda, siis 96. siis me olime abipastoritena teenimas siis Albert Exleri kõrval koguduses. Aga nagu ma ütlesin, nii kui me sinna kogudusse tulime, nii me sinna jäime ja rohkem ei ole kuskilt otsinud. Aga see, kuidas me päästmise juurde tulime, see oli Jumala püha vaimu suveräänne töö, absoluutselt. Sest ühel hetkel mina olin kodus ise, kui ma kogesin, et minu sees on selline rahutus, mida mitte miski ei täida. Absoluutselt, sa võid otsida igalt poolt, aga midagi on puudu mu elus. Mul olid head vanemad, me olime heast jõukast perest, mul olid sõbrad, mul oli kõik olemas. Kõik oli olemas, aga sees oli midagi puudu. Ja ühel öösel ma ei saanud magama jääda. No ma ei saa magama jääda. Ja järsku ma tunnen oma südames otsust. Ma tahan muuta oma elu. Miski sees ütleb, ma tahan muuta oma elu. Ja sellel järgmisel hommikul jooksin ma üle tee siis naabritüdruku juurde öelda, et kuule, lähme kirikusse. Me saime õue peal kokku, sest temal oli täpselt see sama mõte. Lähme kirikusse. Nii et see oli absoluutselt püha vaimu töö. Ja siis me läksime kirikusse ja ma istusin seal ja ma mäletan, siiamaani see oli 91 aasta, et pastor luges Johannes evangeeliumit. Ja ma mäletan, et ma sain aru sellest Jumala armastusest. Ja see oli nagu vau. Ja nädal hiljem tuli Marek Jallai, ma arvan, teda teate võib-olla osad siin. Tema tuli Olevistest ja rääkis, kuidas saada päästetud. Nii et see oli Jumala töö niimoodi. Ja veel nädal hiljem, siis 2 nädalat pärast seda, oli üks ülistusjuht Uppsalast, Vanemuises. Oli niisugune evangeelne teenistus ja sealt me leidsime elusõna koguduse. Nii et alates sellest me oleme seal käinud. Peaaegu iga pühapäev me oleme kohal. Täna ei ole, popipäev. Aga ma julgen öelda, et see oli püha vaimu töö ja ma arvan, et meil saame seda nägema järjest rohkem praegult ka, kuidas Jumal ise kutsub inimesi. Püha vaim toob inimesed kohale ja meie asi on olla valmis neid vastu võtma ja nendest hoolt kandma. Amen. Nii et kui sul on, Vaido ütles ka, et siin on päris palju pühapäeviti uusi nägusid. Et kui sa oled sina juba siin olnud päris pikalt ja sa näed, et oi, uus nägu on, siis ole sina see, kes läheb ja ulatab oma käe ja tervitab ja kutsub osadusse, kohvi osadusse ja uurib, kuidas tal läheb ja äkki tal on vaja palvet ja siis niimoodi kogudus kasvab. Kogudus saab kasvujõu ja Kristuse nimi saab austatud. Aga ja siis piiblikool.
Peale piiblikooli me teenisime koguduses absoluutselt kõigega, mis vaja oli. Kuidagi meie sisse oli pandud see, et mida vaja teha on, seda me teeme. Olime kohanäitajad, olime tualettide koristajad, mida iganes oli vaja teha. Sul oli selline janu Jumala järele, et mida iganes Jumal, et sinu nimi saaks austatud. Et see on see, kus me tulime. Ja siis 94. aastal kogudus, ütleme nendel aastatel, kui meie kogudusse tulime, oli kogudusel väga-väga rasked ajad. Ajalehes kirjutati iga päev mingeid jubedaid artikleid meist ja kuidas elusõna on ikkagi selline jube. Usuvad, et Jumal annab raha taevast ja usub mingeid, et Jumal teeb terveks inimesi ja palvetavad väga kõvasti mingites imelikes sogamoga keeltes ja me olime ikka ajakirjanduses väga hambus, aga ega see meid ei heidutanud. Lõpuks oli nii, et kui midagi kirjutatud, siis tekkis juba küsimus, oot, kas midagi on valesti, miks meist midagi halba ei kirjutata. Et me saime siuksed ristsed nagu, et sa said aru, et sul on antud meelevald, sul on antud Jeesuse nimi ja kõik on võimalik sellele, kes usub. Amen. Ja siis 94. aastal, kuna meil oli piiblikool ja piiblikoolis oli väga palju tudengeid, siis nendel olid lapsed ju ka ja siis me otsustasime, kogudus otsustas 94. alustada ka kristliku kooli tööd. Et siis meie enda koguduse inimesed said panna oma lapsed kristlikusse kooli, et nad saaksid kristlikku haridust, et nad ei peaks käima maailma koolides. Ja meie kool on nüüd praegult siis 27 aastat vana juba. 30, muidugi 30, pidasime ju sünnipäeva, juubelit ja kooli suurus on praegult, meil on 120 õpilast. Ja see on tohutu õnnistus. Meie enda lapsed on kõik lõpetanud selle kooli ja läinud edasi gümnaasiumitesse ja mujale, saavad elus väga hästi hakkama. Et ma olen kuulnud palju, mõnedelt vanematelt, et see kristlik kool, et võib-olla on liiga niisugune koht, kus liiga lapsed ära hellitatakse ja tegelikult on vastupidi. Meil on klassid väikesed, laps ei saa jätta ühtegi päeva õppimata, sest õpetaja küsib kogu aeg. Et selles mõttes on väga-väga suur õnnistus kristlik kool. Ja Tallinnas siin on ju ka ju mitmeid kristlikke koole nüüd juba, et kui sa oled lapsevanem, siis ma soovitan, pane oma lapsed kristlikusse kooli, reklaamiminutid, sest see sõprusringkond, kus ta on nii suur osa päevast kristlikus koolis, ütleme nende sõpradega, et kui sa tahad, et su laps jätkab kristlikud teed, et see on väga suureks abiks igale perele, kui on kristlik kool. Vot, aga jah, kogudus meil käib koos Ööbiku tänaval, nii et te olete kõik väga teretulnud. Nüüd 7. märtsil meil on naiste teenistus ja teie Külvi tuleb meile naistele sõna jagama, nii et kui sa oled naine ja sa tahad 7. märtsil midagi ilusat, küsi Külvi käest, äkki ta võtab su kaasa meie juurde, te olete teretulnud. Nii et mehed ei saa. Aga jah, meil koguduses on siis kristlik kool, siis meil on ka selline ühing nagu Iisraeli sõbrad, ma arvan, te igaüks teate ansambel Keshetit, see on meie koguduse ansambel. Ja piiblikool meil praegult ei ole kahjuks, aga Jumal teab, Jumala rahvas vajab sõnaõpetust. Nii et see on see, mida me teeme. Aga jah, ütleme niimoodi, et võib-olla ma ei räägikski rohkem kogudusest nii palju, aga lihtsalt väike mõte, et nende aastate jooksul, mis me oleme koguduses olnud, inimestega tegelenud, on olnud väga palju selliseid raskeid aegu. Kas sina tead, et on olemas raskeid aegu? Mis sa arvad, kas see tuleb kasuks tegelikult? Ma arvan, et see tuleb kasuks, sest me mõnikord kristlastena ma olen kuulnud sellist asja, et kui kõik läheb lepase reega, siis järelikult see on Jumalast. Aga tegelikult inimene on selline loom, inimloom, et nurka surutuna ta vaatab oma elu üle ja vaatab tegelikult võib-olla rohkem sellise adekvaatsema pilguga. Et tegelikult meie kõigi elus tulevad rasked hetked ja siis nendel rasketel hetkedel tegelikult ka selgub see, et kuidas su elu on rajatud. Kas see on rajatud Jumala sõna peale? Kas on rajatud Jumala tõotuste peale või sinu tunnete või arvamuste või unenägude või mille peale su elu on rajatud? Sest tegelikult raskuses tuleb esile see, kes sa oled. Ja tegelikult see on ka Jumala arm. Ja miks see on Jumala arm?
sest ajad ei lähe kergemaks, ajad lähevad raskemaks ja praegult on sinu võimalus oma elu üles ehitada, mille peale? Jumala sõna peale. See on praegult meil see armuaeg, et kui see raskus tuleb, sa saad aru, mis sinu sees on ja mis seal peaks tegelikult olema, siis sa saad läbi Jumala armu oma elu rajada õigele alusele. Nii et kasutame seda aega targasti, mis meil praegult on. Ja raskused tulevad. Jumal ei ole tõotanud meile elu nagu lill. Heino kutsub mind lilleks. Et Jumal ei ole tõotanud meile kerget elu. Et kui sa oled koos Jumalaga, siis kõik on kerge. Ei ole, sa oled vaenlase sihtmärk. Ja tema eesmärk on hävitada, tappa ja varastada. Kõik, mida Jumal sulle annab, tema tahab hävitada, tappa ja varastada. Kas sa tead seda, et kui siin räägitakse eeskanslis Jumala sõna, siis tunni aja jooksul oled sa 50% sellest juba lasknud ära varastada. Et kohviku aeg lõpeb ja sul on juba 50% meelest läinud, mida siit eest räägiti. Et see on vaenlase töö tegelikult. Aga me ei taha lasta temal varastada asju. Amen. Ja sellepärast me peame rajama oma elu Jumala sõnale. Nii et ma tahaks teile lugeda täna ühe kirjakoha ka. Et sellest jutust, mis ma praegu räägin, jäta meelde see, et raskustes saab ilmsiks tegelikult see, mis on sinu sees ja mida sa usud. Ja ainukene asi, mis saab meid tugevaks teha, on Jumala sõna, tema tõotused, mille peale me saame oma elu rajada. Me laulsime siin laulu ka, et elu ehitan su armastusele. Me saame oma elu ehitada tegelikult Jumala sõnale. Jumala sõna räägib Jumala armastusest hästi palju. Ja see, kui me kogeme Jumala armastust, siis võt see on see koht, mis paneb meid meelt parandama, eks ju. Kui me kogeme Jumala armastust, siis Jumala armastus suunab meid meelele parandusele. Nii et see on väga oluline, et me teame Jumala armastust ja kogeme seda. Aga me ehitame oma elu Jumala sõna peale. Ja ma tahaksin teile lihtsalt täna veel lugeda 2. Peetruse 1. peatükist, enne kui Heino tuleb. Salmist 2 ta ütleb niimoodi. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie isanda tundmise kaudu. Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, Jumala kartuseks. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu ja saada jumaliku loomusosaliseks. Kas oled mõelnud selle peale, et Jeesus on teinud kõik? Jeesus enam ei tee mitte midagi. Ta on pannud kõik selle, mis ta tegi kirja Jumala sõnas on kõik see kirjas ja nüüd on sinu ülesanne teha selle järgi, oma elu rajada selle peale. Nii et kõik need suuremad tõotused on antud. Just sellepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama. Jumal ei tee seda, meie oleme valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikust, vennalikkuses armastust. Sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, kui palju teil on piisavalt kannatlikkust? Ühtegi kätt ei ole. Aga Piibel ütleb, kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie isanda Jeesuse Kristuse tundmises. Siin on see võti, et kui me tunneme mõnikord, et raskus lõi ja sa tahaks sinna maha lamama jääda. See ei ole väga tark mõte. Vastupidi, me tõuseme ülesse, me raputame selle pori maha ja me läheme edasi. Amen, sest me tahame käia koos Jumalaga ja meil on kõik see antud. Ega viljatuks jääda ja mitte laisaks jääda isanda Jeesuse Kristuse tundmises. Kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik. Lühinägelik. Ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest. Seepärast vennad ja õed, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie isanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Halleluuja! Nii et kui sa tunned mõnikord, et innukust jääb väheks, lühinägelik ka olla ei taha, et siis mis me teeme? Me teeme kindlaks oma kutsumise. Ja mis see on? Meil kõigil on kutsumine. Ja sinul, igal ühel teist on spetsiifiline kutsumine. Ja teid kõiki on kutsutud üles ehitama seda kogudust, kuhu sa kuulud. Kristuse ihu üles ehitama. Tee kindlaks oma kutsumine ja siis sina ei väärata, on Jumala sõnas kirjas. Kui sa teed oma kutsumise kindlaks, siis sul on püsivust ja sul on innukust, sest sa tahad ju olla Jumalale meelepärane. Ja kui sa koged seda, kuidas Jumal sind on armastanud, ta on andnud oma kõige armsama, ainusündinud poja sinu eest, et sa saaksid elada võidukana Kristuses. Ta on kõik teinud selleks, et me saaksime elada võidukat elu. See ei tähenda seda, et meil ei tule raskuseid. Tuleb, loomulikult tuleb. Igal ühel tulevad. Igal ühel on erinevad ka need kiusatused ja katsumised. Jah, oled sa märganud? Võib-olla sina oled väga rahuliku temperamendiga, aga naine sul kõrval on nagu tulehark. Oi, anna Jumal kannatlikkust. Aga me oleme kõik erinevad ja see on tohutu rikkus tegelikult. Et anna Jumal meile teada, kus meie peame olema sinu ihus ja anna meile seda hoidu ja anna meile vaimu, sest ilma vaimuta me ei suuda seda niikuinii teha. Amen. Nii et olgu tõesti isanda vaim meie kõikidega ja tema tugevus, aga tema tugevus saab tulla siis, kui me teame tema sõna ja ehitame oma elu üles tema sõna peale, sest see on see, mis ei kõigu. Amen. Ja, kiitus Jumalale. Lilian mainis siin kogu see algusaastaid, et ma usun teie ka, kes olete siin võib-olla nendest aegadest 80 ja 90, et me kasvasime tegelikult üles sellise tagakiusu keskel. Ja ma ei tea, kui paljud teist on kogenud reaalselt sellist nagu usupärast tagakiusu. Aga tagakius on see huvitav asi, et tagakius paneb meid liikuma, või raskus või tagakius. Et mina mäletan, kui ma olin väike poiss, see ei olnud nüüd usuga seotud, see oli tuulega seotud. Et kui ma olin väike poiss, 7-8, siis mu ema saatis mind alati nagu maale Võrru ja sinna läbi nii-öelda metsade tuli minna üksinda, siis ju telefon ei olnud ja bussisõit ja läbi metsa üksinda. Ja siis, kui talvel ma läksin, siis oli paks lumi ja tuiskas ja läbi metsa minna, tundsin, kuidas hundid ulgusid ja kõik ulgus seal kogu aeg. Ja sa seisad seal aga siis ma juba väikse poisina ja ma tundsin seda, et see tuul puhkus mulle näkku ja lumi näkku ja raske oli olla ja siis ma hakkasin endale ette kujutama, et see on minu vaenlane. Et see on minu vaenlane ja siis ma muudkui rääkisin, et kas see ongi kõik, mida sa suudad või? Kas, mis asja? Anna mulle veel. Noh, rohkem ei olegi või? Ja ma mäletan juba väikse poisina, ma kujutasin ette, et mingisugune asi tuleb mulle vastu ja siis see tuleb mulle ja siis ma lähen änksi täis. Ja võib-olla me ei ole nagu iseloomult sellised, et me hüppame, kargame kogu aeg ringi. Ma olen võib-olla hästi rahulikud. Lilian teab, et ega ma olen suht rahulik vend. Aga midagi juhtub minuga siis, kui vastuseis tuleb. Kui hakatakse nagu pressima, et siis tekib lihas, mida sa arvad, et sul ei olegi. Ja vaata, see on see, mida Jumal on pannud igaühe meie sisse ka, et kui sa oled usklik inimene, sul on antud usk ja sa oled sündinud ususeemnest ja Jumal on andnud sulle usu mõõdu ja mõnikord sa mõtled, et mul ei ole mitte midagi. Ma ei oska mitte midagi öelda, ma ei tea, mida öelda. Ja siis järsku sa oled selles olukorras, kus sind nagu sunnitakse või järsku sa vaatad appikene. Ma ei teagi, kus kohast need sõnad tulevad ja kus kohast see julgus tuleb ja kus tuleb see peale hakkamine. Ja sa saad aru, et Jumal on pannud midagi sinu sisse. Ta on pannud igavese seemne sinu sisse, ususeemne. Ja ma usun, et juba väiksest peale. Aga kui me sünnime uuesti sünd on midagi fantastilist.
see on mitte ainult see hetk, uuesti sünni hetk, mida mina mäletan oma elus nagu eilne päev. Ja ma olen Jumalale sellest tänulik. Ja ma usun, et igaüks peab nagu kandma nagu elusana seda hetke või elavana seda hetke, et millal me tulime usule ja mida see tähendas meie jaoks. Et see jätkuvalt oleks reaalne ka tänases päevas. Et me tegelikult ei ela nagu eilses, aga me elame selles usuelu kogemuses kogu aeg. Ja see on nii oluline, et me seda mõistame ja meie kogudusena loomulikult, kes võib-olla äkki mõned teist on olnud sellest ajast pärit, et siis me mäletame, et ikka me saime tuld ja tõrva. Ja ju olime kogu aeg tänavatel ja Laupäeval tänaval ja Reedel tänaval ja meil oli piiblikool, olid kohustuslikud käimised. 2 kohta oli raudteejaam ja bussijaam. Ja siis võisid siis valida, kuhu sa tahad minna siis evangeeliumi kuulutama. Ja see oli, mina valisin alati bussijaama, sellepärast et sealt läks minu siis elukohta Ülenurme, läks sealt buss. Ja ma alati lootsin, et minu rahvas, külarahvas on seal. Ja me seisime seal bussijaama nurgas kogu aeg ja siis kitarr oli käes ja tahaks neid salvestusi, aga nad ei ole ühtegi salvestust, et mida ma siis tollel hetkel rääkisin. Ma ei teadnud, mida ma rääkisin. Aga sellest hetkes, kui ma sain päästetud, me olime Võnnu seal palvegrupis tänu Jumalale Oleviste koguduse eest, tänu Jumalale Marek Jalle eest, tänu Jumalale selle Võnnu kamba eest, kes mind võttis kaasa sellesse punti sinna ja palvetasid minu eest, et ma saaksin päästetud. Ütlesin, et Eino, tahad sa saada päästetud, aitab küll lolli mängimisest, et kaua sa jändad siin ja käid. Ma käisin 13 korda kirikus iga pühapäev, kui oli altarikutse. Vabandust, et sa seisad seal, aga ma ei pea sind silmas, aga vaat ma umbes niimoodi seisin ka täpselt seal. 13 korda ma lugesin kokku. Istusin seal või seisin seal ja siis kui tuli, kui sa oled täna siin. Me teame juba kirikus, kui öeldakse seda, kui sa oled täna siin. No, kui ma olen siin. Muidugi ma olen siin. Ja siis ma sain aru, jutt hakkab väga imelikuks minema. Ja siis oli vaja sinna ukse poole minna. Ja ma läksingi. Iga kord, kui siis altarikutse oli, ma kadusin. Ma ei tea, miks. Aga lõpuks me olime siis seal Võnnus palvegrupis, seal ülemises toas. Surnuaed oli kohe kõrval. Aknad olid lahti. Kõik palvetasid, röökisid ja ülistasid. Ja lõpuks siis küsiti minu käest. Kõik nad olid 17-18 aastased. Eino, äkki aitab nüüd. Kas sa tahad Jeesust vastu võtta? Ma ütlesin, teate, mida iganes te teete, tehke seda kiiresti. Ja siis nad panid oma käed minu peale, ma lugesin selle palve ja siis ta ütles, aga kas sa tahad saada ka püha vaimuga ristitud? Ma ütlesin, teate, mida iganes te teete, tehke seda kiiresti. Mul on hästi meelesse. Ja oligi nii, et nad panid oma käed minu peale ja hakkasid palvetama võõrastes keeltes. Ja ma tundsin mitte midagi, absoluutselt 0. See oli tõesti nagu tühi maa. Aga kiitus Jumalale, et nad ei jätnud järgi. Ja kiitus Jumalale usu rahva eest, kes ei jäta järgi. Me palvetame nii kaua, kui tuleb läbimurre. Me palvetame nii kaua ja seisame nii kaua, kui on muutus. Et võib-olla mõni asi, rääkides Eino Lilleleht ei muutu nii lihtsalt. Siis ma olin tegelikult Eino Luts tollel ajal. Ma võtsin abikaasa nime. Andku mulle kõik sugulased andeks. Aga Eino Lilleleht ei murdunud nii kiiresti. See patukoorem ja kogu see solk, mis mu sees oli, vabandust väljenduse eest, oli nii palju, et see ei lähe lihtsalt niisama kerge palvega, et seda venda oli vaja raputada. Ja siis nad palvetasid ja palvetasid ja palvetasid ja palvetasid, kuni ühel hetkel ma lihtsalt kukkusin sinna põrandale. Ja reaalselt ma tõusin ülesse maast. Teemonid läksid välja, ma prantsandasin lõpuks sinna maha. Ja esimene asi, mis mind täitis, oli rõõm. Need on 2 asja, mis minu usuelu nagu on ka tänaseni kandnud. Ma ei ole väga selline nagu hüper hype, nagu rõõmus, et kogu aeg ma hüppan ja kargan ühe koha peal, teise koha peal. Aga rõõm on minu jaoks midagi väga olulist. Ja ma puutusin rõõmuga kokku juba siis, kui ma päästetud sain. Ja sõna tegelikult ütleb, et kui räägitakse koguduse sünnist või koguduse elust, siis need on 2 asja. On julgus ja rõõm, mis käivad käsi käes. Kui sa loed algkogudust, siis sa näed seda,
et kui kogudus nii-öelda sirutus välja, siis linnas oli rõõm. Kogu see kant sai tunda seda, et vaat siin on elu. Ja see ei ole lihtsalt, et kõigil on lihtsalt kuidagi lõpus olemine, vaid see peegeldab Jumala lähedal olu, see peegeldab Jumala elu. Ja see elu ongi, et Jumala kuningriik, me teame, mis on Jumala kuningriik. Õigsus, rahu ja rõõm. Ja see ongi see, et kui õigsus, rahu ja rõõm vabaneb, siis see ongi kuningriigi tunnus, et kui Jumala kuningriik tuleb, siis õigsus vabaneb inimese üle. Inimene tunneb, et ta saab õigeks. Mitte, et ma lähen ära siit veel hukka mõistetuna, vaid ma lähen ära siit õigena. Ja kirik on tegelikult see koht, et kui ma lähen ära siit pühapäeval, siis ma tunnen, et ma olen õige, ma olen saanud õigeks. Ja ma olen saanud rahu ja ma olen saanud rõõmu. Ja see rõõm on midagi sellist, mis on erakordne. Ma olen seda abikaasale rääkinud ja ta teab seda. Et ma olin siis 16-aastane ja Lilian, ma arvan, et see oli just selle hetkel, kui Lilian sai päästetud märtsikuus. Ja jutt väga lühikeseks. See on selline delikaatne jutt, aga lihtsalt ma tahan seda mainida, sellepärast, et kui võimas vägi on Jumala vägi. Ja see rõõm, mis vabaneb uskliku inimese kaudu, kui ta kannab Jumala lähedal olu, kui ta kannab Jumala võidmist enda üle, siis mida see teeb? Me teinekord ei saa aru sellest. Ma olin 16-aastane poiss, mind kutsus üks naisterahvas endale külla. Noormees olen. Ja ta kutsus endale külla mitte lihtsalt kohvi jooma. Ja ega mina ei teadnud elusõna kogudust mitte midagi. Ja oli hetkel on asi väga kriitiline. Ma seisan seal ja noore poisina ja mulle pakutakse võimalust. Ja mul on väga ebameeldiv olla. Samast nagu tahad, samas nagu ei taha ka. Ei oska. Ja järsku ma kuulen, ma olen seal nii-öelda selles korteris ja ma kuulen seda, kuidas tohutu naer ja rõõm järsku on tänaval. Keegi ütleb halleluuja ja aga tegelikult hiljem ma sain teada, et elusõna kogudus oli just seal Raudteelaste klubis, see oli üle tee just. Et ega ma ei teadnud mitte midagi, aga mina seisan seal noore poisina, naisterahvas on seal kõrval seal ja ma seisan seal ja kuidagi mingi võitlus hakkab minu sees, see samal hetkel. Ja ma kuulen seda naeru ja seda hüüdmist ja ma lähen akna juurde ja ma näen mingi kamp, võib-olla äkki Lilian ise kõndis sealt mööda samal hetkel. Ma ei tea, anna andeks. Aga ma seisan seal ja see nagu see kiirgab minu üle seal aknast. Ma olen seal 3. korrusel ja see kiirgab sealt minu ellu ja ma tunnen oma südames, kao siit. Kao siit, Eino, ruttu. Ja siis ma tegin mingisuguse jutu, et ma korraks käin ära kuskil keldris või koridoris või et mul on midagi sealt võtta ja ma võtsin oma 7 asja ja ma jooksin. Ma jooksin minema, nagu Joosep. Poleks teinud oma elu suurema vea tollel hetkel. Ja ma jooksin ära. Aga see ongi see, et kui Jumala vaim, ütleme, et kui Jumala vaim meid külastab, kui me viibime, ega me ei tea, me ju iga päev siin palvetame, iga päev ülistame. Ja need seinad ei takista ju Jumala vaimu, need ei pea kinni seda. Et me usume seda, et kui me täna siin laulame, ülistame ja palvetame, et siis see vägi puudutab neid inimesi, kes on siin ümberringi. Ja me ei tea ju tegelikult, mida nad üle elavad, mida nad kogevad. Võib-olla nad on surmasuus mingite otsuste keskel ja järsku nad kogevad seda püha vaimu lähedal olu ja see tuleb meist. Me kanname seda, me oleme selle väe kandjad. Ja teine asi on julgus. Et mis julgus teeb, et kui ma sain päästetud, siis selle samal õhtul, kui ma tulin Võnnust ära, meil oli tavaliselt alati üks nagu poiste kamp, kes me saime seal pargis kokku iga päev või iga õhtu siis jõime seal õlut ja tegime nalja ja mõtlesime, et millist lollust saaks täna teha. Ja tollel õhtul oli kõik teistsugune, ma läksin sinna parki ja mõtlesin, et teate, kust ma tulen. Et ma olen päästetud. Ma ei teadnud ise ka, mis see sõna tähendab. Ma ütlesin, et ma olen uuesti sündinud. Ja ma hakkasin neile rääkima, ma ei mäleta, mida ma rääkisin, aga ma tean, mida nad küsisid mu käest.
Nad küsisid minu käest, kui Jumal on, ma rääkisin sellest, et Jumal on hea ja ta annab kõiki häid ande. Ma ei tea, kuskilt see jäi mulle külge, ega ma ei teadnud isegi Johannese 3:16, aga ma kuulutasin evangeeliumi. Ja siis nad küsisid minu käest, kui Jumal on nii hea, kas ta annab ka mulle viina? Ja kui me palume, et viina juua, ma ütlesin, et kõike annab. Ta annab kõike, mida me iganes palume, sest ta on hea Jumal. Ja esimesed 2 kuud ma ise ka arvasin niimoodi. Sest ma käisin kogu aeg, iga reede, iga laupäeval käisin paaris joomas. Ja ma kuulutasin evangeeliumi kõigile, kes seal olid, et nad peavad meelt parandama. Ja andma oma elu Jeesusele. Ja kui nad kogudusse ei tule, oi, pühapäeval näeme kirikus. Ja siis mingi hetk ma hakkasin nagu aru saama, et kuule, et Eino, et midagi nagu kuskil kahvlis. Et need asjad vist ei käi päris hästi kokku omavahel. Et su elustiili ja su jutt ei käi päris hästi kokku. Et see on väga tore, et sa põled Jeesuse jaoks, aga äkki nagu muudad ka mingit elulaadi. Aga tõesti, see kogemus oli nii tugev. Võib-olla on keegi teist sarnases olukorras olnud. Ja siis sa mõtled Jumala armule, et kuidas Jumal saab sellist venda kasutada. Ise veel selline patukott ja teeb selliseid ja selliseid asju. Ja vaata, et sa ei ole veel täiesti muudetud. Ja mõnikord me olemegi sellises olukorras, et kui muudetud me siis tahame olla, et Jumalale olla nagu kätte saadav. Me ju palume kogu aeg, Jumal muuda mind. Ma ei ole veel valmis. Jumal muuda mind, aga ma ei ole veel valmis. Jumal ütleb, ma läkitan sind. Keda? Mind. Saada Vaido teab kõike. Väga tihti meile kui pastoritele öeldakse, et kuule, räägi ka mingi hea sõna. Sul tuleb nagu lepase reega seda. Tuleb. Iga kord mõtled, ka täna mõtlesin, Jumal küll, aita mind, millest ma pean täna rääkima. Mõtled, et me elame kogu aeg jutluses. Ei, me ei ela jutluses. Vahepeal ma ei tea üldse, mis päev on ja millest ma pean rääkima. Aga lihtsalt see, et sa julged nagu välja astuda ja julged öelda Jumalale, et ma täna olen siin, kasuta mind. Ja see on see, mida Jumal juba algusest peale tegi, või ma tajusin seda, et ole Jumalale kättesaadav. Sellises olukorras, nagu sa oled täna, Jumal tahab sind kasutada. Ja kiitus Jumalale koguduse eest, kes hoidis meid kogu aeg sellises aktiivses tegevuses, et meil ei olnudki võimalust kuidagi maha rahuneda. Ja kogu aeg oli vaja evangeeliumi kuulutada, et iga vaba hetk, üks esimesi nädalaid, kui ma peale päästmist, ma läksin kooli, võib-olla siin on tudengeid, õpilasi, ma julgustan, mõtled võib-olla, et kuidas ma alustan evangeeliumi kuulutamisega. Mina sain selle mõtte endale, et ma mõtlesin ka, et ma ei tea, mida ma teen, et minna kooli ja öelda, et ma olen usklik. Aga ma sain sellest hetkest aru, et mida kauem ma viivitan selle väljaütlemisega, seda keeruliseks mul läheb. Et ma pean koheselt teadma andma, et ma olen usklik. Ja ma läksin kooli ja võtsin piibli kaasa ja tegin kohe, meil oli tehnikum. Tegin siis võtsin oma piibli kaasa ja tegin piibli lahti, panin laua peale. Ja see oli paar sekundit, kui keegi tuli juba ja ütles, oota, mida sa loed siin? Ma ütlesin, ma loen piiblit. Sa oled usklik või? Ma ütlesin, olen küll. Järgmine tund võtsid kõik mehed minust kinni, oli füüsika tund, ma mäletan. Ja õpetajat ei tulnud. Ja siis nad võtsid minust kratist kinni ja ütlesid, jutlustaja. Ja panid mind laua peale. Tõstsid mind nagu laua peale ja ütlesid, jutlustaja, jutlusta. Ma olen just saanud päästetud. Ma ei tea, millest ma pean rääkima. Ja siis, ma ei tea, midagi ma rääkisin. Ma ei mäleta seda jutlust enam, aga midagi ma rääkisin. Ja iga vaba hetk. Ja tead, kui hea tunne see on. Kui sa oled evangeeliumi kuulutanud, siis on see hea tunne. Et iga kord, kui me oleme kuskil olnud, kas tänaval või mulle meeldib, ma täna käin näiteks jõusaalis, mulle meeldib seal jõusaalis käia. Ja siis ma kogu aeg vaatan, et kellel ma saan midagi rääkida. Otsin neid ohvreid. Ja see on nii tore. Mulle meeldib suhelda täiesti võõraste inimestega. Minna ligi, küsida midagi, rääkida hoopis maast ja ilmast ja siis vaikselt otsid seda hetke, otsid seda võimalust, kus siis keegi midagi küsib või suunab midagi.
Ja see on niivõrd eriline, see on niivõrd julgustav. Me kõik saame teha seda. Ma ütlen, mina ei ole nii julge. Ma tean, et sa oled. Jumal on pannud selle julguse sinu sisse. Igaüks saab rääkida ja me võime võtta lahti piibli, panna selle laua peale. Me võime teha väikse palve, kui sa oled kuskil toidu. Ma mäletan just, meil üks vend rääkis ühte head lugu, kuidas neil oli oma töötajatega jõuluistumine. Ja igaüks pidi siis jagama nendest uutest inimestest, kes olid tööle tulnud, pidid jagama siis väikse tunnistuse, et kes sa oled ja mis sa teed. Ja tema mõtleb, et mis ma ikka endast räägin. Et hea võimalus on jõuluaeg, et ma midagi ütlen. Aga süda väriseb sees. Meil kõigil väriseb teatud hetkedel. Mõtled, et appikene, et mida ma siin ütlen. Ja siis ta tõusis püsti ja ütles, et aga ma näen, seda, et mitte keegi ei ole toidu eest veel palvetanud. Et kui te lubate, siis ma palvetaksin ja õnnistaksin seda toitu. Ja siis kõrvalt keegi müksasid, see on väga hea idee. See on väga hea idee. Ja siis ta palvetas, ütles, et õnnista Jumal igat ühte siin ja õnnistame jõuluaega ja aitäh, Jeesus laps on sündinud ja lisas seal paar sihukest head lauset veel ja kasutas selle võimaluse ära ja siis pärast, kui see üritus, see toiduaeg sai läbi, väike kohviaeg, kõik jalutasid ringi, kõik tulid ja ütlesid, tead, see oli parim asi, mis üldse öelda. Aitäh sulle selle eest. Me saame midagi teha. Me saame igaüks midagi teha, et me lihtsalt julgeme välja astuda. Ja mul on üks väike kirjakoht. Heebra 10 ütleb niimoodi, et tuletage meelde endisi päevi. Salmis 32 alates vist, jah. Mil teie olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Ma ei tea, millised ajad seisavad meil täna ees. Me tegelikult oleme ju täna fantastilises ajas. Meid keegi tegelikult ei piira. Me oleme olnud olukorras, kus me oleme seal Raekoja platsil, meil valatakse õlu pähe, vihitakse jalgadega, pekstakse kätega. Me oleme ise seda oma elus kogenud küll. Et kus visatakse sind pudeliga ja kus sind sõimatakse ja siis homme oled sa postimehes ja kogu aeg, nagu Lilian mainis siin, et kogu aeg midagi öeldi, et mida me varastame või teeme või paneme inimestele, hüpnotiseerime inimesi ja igasugused asju. Aga ta ütleb siin, et pidite taluma rohket võitlust kannatustes, et need kannatusi võib olla väga erinevaid, millest me läbi läheme. Aga ta ütleb, et mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Aga teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Mida see tähendab? Oli see, et mõnikord olid olukorras, kus keegi küsib, et kas sa oled ka elusõnast või? Mina või? Ei, mina olen niisama siin, seisan. Ega sa eriti ei taha öelda, eks ole. Et kas sa oled ka nende Nõmme hullude kambastit või? Ei, ma siin vahepeal käin lihtsalt siit tänavalt mööda. Aga sa käid ka siin. Minu arust ma nägin, et sa käisid siin pühapäeviti. No jah, vahepeal ma siin käin jah, et koristamas ja. Sa oled siis usklik või? Ei, päris nii ei saa öelda jah. Nii ja naa ja. Siis vahepeal mõtled appi, kene mis juttu ma ajan. Et tegelikult ütle julgelt, jah, käin, jah, olen usklik, jah, palvetan, jah, usun, jah, teen, jah, käin. Kiitus Jumalale, et sa tunned, et julgus on midagi, mida sa tõesti vajad, et mõnikord on väga hea, kui Vaido läheb seal ees, tema kannatab. Tema saab selle avaliku pilke, avaliku tagakiusamise, eks ole, väga hea, et meil on sellised nii-öelda stuntmenid või, kuidas need öeldakse. Et need, kes saavad nagu löögi ära, eks ole. Et me oleme rohkem nagu selline backup variant, eks ole, et nemad saavad nagu esilöögi ära, saavad selle kurja ja kõik selle paha artiklid ja kõik, eks ole, tänu Jumalale, et minust midagi ei kirjutata, eks ole. Aga sõna ütleb, et teised saavad ka ikkagi osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis, ehk siis sa oled juba nagu nii siin kirjas. Sa ei pääse mitte kuhugi. Eks ole nii? Ja, sina oled selle koguse liige, sa oled Kristuse oma. Ja kui see kannatus meid tabab, siis tundkem rõõmu.
Sõna ütleb, et kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikku elu, kiusatakse taga. Ja me tegelikult meeldib ju ärkamine, eks ole. Aga me peame olema ka valmis, et see ärkamine võib olla meie liha jaoks väga ebameeldiv. Mitte ainult sellepärast, et me peame kandma hoolt paljude inimeste eest ja meil on palju tööd, aga võib-olla me teinekord ei mõista ka seda negatiivset ja seda kurja poolt, et kus sest me ründame vaenlast, me ründame vaimset maailma ja iga inimene, kes teeb otsuse järgneda Jeesusele, seda kiusatakse taga. Me satume ühe või teise kiusu ohvriks. Mõnikord me ei oska isegi mõelda, et kus see kius võib tulla või tagakius. Kui mina sain usklikuks, siis minu enda vend, me otsustasime teha, et me teeme kodugrupi omal kodus. Mina otsustasin, et küsiti, pastor küsis, kas keegi avaks oma kodugrupi jaoks. Ja siis ma ütlesin, et okei, et mina avan. Ma olen ise hirmunud sellest mõttest, aga ma ütlesin, et okei. Sest minu vend, kes oli väga tige kõige selle usklike hullude peale, tema ütles, kui sa veel ühel päeval tood need hullud siia korterisse, siis ma lihtsalt annan sulle sellise kolaka, viskan su aknast välja. Meil oli igasuguseid selliseid momente, kus läks peaaegu nagu andmiseks. Meil on olnud ka kodugrupp. Võnnus oli kodugrupp. Näiteks meil selline, kuidas siis nii-öelda selle kodugrupi enda, kuidas ma siis ütlen, juhataja, isa, tema käis meil kirvega meid taga ajamas. Meil on näiteks selline huvitav kodugrupp oli. Me palvetasime, ülistasime, kõik me olime noored seal, palvetasime, ülistasime nagu tänagi. Ja siis järsku tuleb keegi üles 2 kirvega. Ma löön teid kõik usklikke maha. Ja siis me teadsime, et peksa ei tohi anda, aga me peame kinni võtma. Ja siis meil selline äge kodugrupp oli meil. Et lamasime seal pikali maas, mina hoidsin kätest, teid jõudis mehe jalgadest, 3. püüdis seda kirvest kätte saada. Türukud olid kõrval, kõik rebe, sõitlesid seda teemonit ja siis mõtled, et vau, milline kodugrupp. Et tere tulemast meie rahulikku piibliringi. Tere tulemast. Ma ei tea, kas me tahame selliseid aegu. Ma ei tea. Sa mõtled, kas tõesti ongi kodugrupid sellised? No me ise tahtsime ka rahulikku kodugruppi. Aga me iial ei teadnud, mis sündima saab. Sellepärast, et me võisime kedagi ärritada. Ja loomulikult meie kodugrupp oli ka niimoodi, et surnuaed oli kõrval ja meil oli aknad lahti, siis kõik kogu me hüüdsime. Hüüdsime kõva häälega. Keegi surnust üles ei ärganud, aga vähemalt me ise ärkasime üles. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, et isegi kui see läheb meile midagi maksma. Ja mitte ainult vara, vaid ka võib-olla meie reputatsiooni või et midagi muud, et sa tunned, et teades, et teil on endal parem ja jäädav varandus, ärge siis ära heitke oma julgust, mis saab suure palga. Ärge heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Ja sel hommikul ma tõesti kogesin, et lihtsalt julgustada meid kõiki. Rõõm on meie vaimne relv. Rõõm isandas on meie tugevus, ütleb sõna, eks ole. Ja see ei ole lihtsalt, et niisugune naljakas olek, vaid see on meie sisemine jõud, mis tuleb Jumala käest. See lähtub sellest siirast ja lihtsast osadusest Jumalaga, et me kanname tema väge, me kanname tema au ja see vabaneb. Kuhu iganes sa lähed, inimesed tunnevad, et sinuga on nii kerge olla. Et sa ei kanna seda raskust, sa ei kanna seda vaeva või kuidagi. Et sinuga on lihtsalt, mitte see, et sul ei oleks vaeva või sul ei oleks raskusi, aga lihtsalt koos Jumalaga käies sinu elu üle hingab Jumala vaim. Ja kui inimesed puutuvad sinuga kokku, siis see raskus, mis on enda peal, läheb ära. Ja nagu sõna ütleb, et kustuva vaimu asemel annab ta meile ülistusrüü. Et see ongi see, mida me kanname seda ülistusrüüd, seda mantlit, see õigsuse and, mis hingab nagu riietus meie üle. Ja sa kannad seda, kuhu iganes sa lähed tööle. Inimesed vaatavad, et nii hea on sinuga suhelda. Sinust tulevad head mõtted, sa ei räägi kedagi taga, sa ei töga kedagi, sa ei nuhtle kedagi nii-öelda. Ja sinuga on hea olla, kõigil on sinuga hea olla. Ja kõik tunnevad, et nad saavad midagi sinu käest.
See on see, mida Jumal teeb. Ärge heitke ära mu julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse, sest veel pisut, tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama ja kui ta taganeb, ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad. Võid sa öelda mu naabrile, mina ei ole see, kes taganeb. Ma ei tõmbu tagasi. Ma ei tõmbu tagasi, kui on vastuseis. Ma ei tõmbu tagasi, kui mind ähvardatakse. Ma ei tõmbu tagasi siis, kui olukorrad lähevad raskeks. Ma ei tõmbu tagasi. Ma ei anna alla. Sest ma tean, kes minu eest on surnud. Ma tean, kelle pärast ma elan. Ma tean, et tema on kõik ära võitnud ja ta on andnud igavese elu. Ma ei karda mitte midagi siin maailmas. Sa võid minult kõik ära võtta. Mäletan ühte inimest kunagi ammusest ajast, keegi ütles, et keegi varastas kellegi televiisori ära. Oi, mis sa nüüd teed, näed, varastas ära. Mis sa tead, terve maailm on televiisorid täis. Miks ma peaksin kartma? Isegi kui meie vara röövitakse, isegi siis, kui meile liiga tehakse, meilt midagi võetakse, meid halvustatakse. So what? Homme on uus päev. Et see julgus välja astuda ja kanda. Aga me ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Amen. Ja ma tahan sind täna julgustada. Ole ikka rõõmus. Ole ikka rõõmus. Kanna seda rõõmu ja ole julge. Isa taevas, ma tänan selle koguduse eest. Ma tänan sind, Isa, et sa oled kutsud meid igat üht nimepidi. Et me võiksime kanda vilja ja see vili jääks, Isa. Ma tänan selle koguduse eest, Isa. Ma tänan, et sa oled kutsunud selle koguduse majakaks selles maailmas. Igaühe oled sa kutsunud siin selles paigas olema majakaks selles pimedas maailmas. Isegi siis, kui me ise ennast ei näe nii, Jumal, sina näed meid ennast nii. Ja me täname sind, Jumal, et sa aitad, et sa nagu maalid selle pildi meie sisse, et suurem on tema, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Jeesus Kristus on suurem meie sees kui see, kes on maailmas. Ja ma tänan sind, Isand, et sinu armastus, sinu vägi tõstab meid ülesse. Et me võime olla valguseks ja soolaks selles maailmas, kuhu iganes sa meid läkitad. Ma tänan sind, me kanname sinu võidmist, me kanname su väge, me kanname seda tuld enda sees, mis sa oled pannud meie sisse. Ja sa ütled meile, tuleta meelde endisi päevi, mil teie olles valgustatud talusite rohket võitlust. Isand, kui me oleme milleski ära väsinud, palun, et sa värskendaksid meid, Isa. Kui me oleme tagasi tõmbunud või kui me oleme mingil moel jäänud häbelikuks, et me kardame, Isand, tee meid tugevaks. Tõsta meid üles, Isand. Anna meile olla sinu õpilased, anna meile olla need, kes ei häbene evangeeliumi tõesõna. Ma tänan sind, Isand, selle koguduse eest, selle varustuse eest, mida sa oled andnud selle koguduse üle. Rääkida Jumala sõna nii, nagu Jumala sõna on. Ja ma tänan selle võidmise eest, Isa. Sellest paigas, mis puudutab kogu seda rahvast, Isa. Kogu seda rahvast, Isa, ma tänan selle võidmise eest, julguse eest, Isand, astuda välja. Astuda välja, nõnda nagu Peetrus ja Johannes, kes tulid tagasi oma koguduse keskele ja ütles, ja kogu rahvas tõstsid palves häält ja ütles, anna meile julgusega, veel suurema julgusega rääkida sinu sõna, kinnitades oma sõna imede ja tunnustähtedega. Ja ma tänan sind, Jumal, et sa teed oma imelist tööd selle koguduse kaudu, selle rahva kaudu. Et kui me paneme oma käed haigete peale, haiged saavad terveks. Et sa kinnitad oma sõna imede ja tunnustähtedega, Isand. Et sa oled sina, kes sa läkitad meid välja, mitte meie oma jõus, vaid sinu väes ja sinu jõus. Isa, ma tänan sind selle koguduse eest, et sinu mandaat on selle paiga üle, selle koguduse üle, selle rahva üle. Nad on andnud ennast sulle, Isand, ennast pühendanud, et olla sulle sinu rahvaks. Nad on öelnud sulle, Isand, me oleme siin, läkita meid. Siin mina olen sinu sulane. Läkita meid, kuhu iganes sa meid tahad. Ja räägi meile, meie kaudu nõnda, nagu sina tahad.
ma tänan sind, Jumal, sinu aupilve ees selles paigas, sinu prohvetliku võidmise ees selles paigas. Ma tänan sind, Jumal, majakas selles maailmas. Halleluuja. Kas sa paned korraks oma käe veel oma naabri peale? Isa, ma tänan sind. Tänan sind, Isa. Halleluuja. Tänan selle ühtsuse eest, Isand vaimus, ühtsuse eest, Isa. Halleluuja, et sa seod, mitte lihtsalt ainult liidad, vaid seod kokku, põlmid kokku, Isand, selles ühtsuses on see jõud, Isa. Halleluuja, ma tänan sind, Isand. Ma tänan sind, et see nägemus, Isand, mida sina oled pannud nende sisse, et see põletab nende südames, Isa. Põletab nende südameid. Ma tänan sind ühtse vaimu eest, Isand. Ühtsuse eest ja tugevuse eest, Isand. Halleluuja, Isand, tõsta meid üles, Isa. Halleluuja, suurem on tema, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Isa, me näeme ennast läbi sinu silmade. Halleluuja, et me suudame ja me saame, Isand. Saame hakkama. Halleluuja, saame lõpuni hakkama, Isa. Me ei pea häbenema sind, Isand, sest sina tahad meid kasutada läbi laulude, läbi sõna, läbi tegude, Isand, kõige selle, mis me oleme kutsutud tegema. Amen. Kiitus Jumalale. Tõesti kogen seda. Te olete majakas. Te olete tõesti majakas selles maailmas. Et ärge kartke. Jumal, ma ei tea, ma ei oska seda edasi anda, aga ma näen seda lihtsalt ja tajun seda, et julgus saab suure palga. Et isegi kui sa näed iseennast, et mina, mis ma olen, et ma ei oska niimoodi rääkida või teha või olla. Lihtsalt ole julge. Selles ajahetkes, kus Jumal selle võimaluse avab sulle ja sa näed suuri asju. Kuidas inimeste elud saavad muudetud, nad saavad teenitud, julgustatud. Nii et julgustan teid kogudus. Olge ikka rõõmsad Isandas ja tema töös.